Need vestluskaardid. Meil on muidu endal ka hästi palju vestluseid erinevatel teemadel, aga teatud hetkedel tekkis nagu see koht, et ei oska enam millegagi enam sügavamale minna ja rääkides tundus, et jututeemad on kõik otsa saanud. Või neid on lihtsalt kuidagi välja pigistada vaja. Aga nende kaartidega, mis mulle meeldib, on see, et need annavad konkreetsed küsimused. See aitab nendel sügavalt sisse minna ja kuigi alguses tundub väga ebamugav järgneda täpselt juhistele, kus sa ei tohi midagi justkui nagu vahele küsida ja lihtsalt kuulata ja teha see protsess läbi täpselt samm-sammult, nagu see juhendatud on. Aga ma ütleks, et see on positiivne selles suhtes, et see vestlus ei lähe lappama. Ta hoiab seda konkreetselt sees ja meil on alati võimalus pärast selle nii-öelda konkreetse kindla versiooni lõppedes siis seda laiendada ja tihtipeale sealt tekivadki nagu teatud uued küsimused ja samas saab harjutada ka seda mitte vahele segamist, mingite lisaküsimuste küsimist, mis tihtipeale viivad teema kuskile niimoodi lendama, et see mäletan, millest sa alustasid. ja samas annab mõlemale poolele selle kindluse ja rahu, et ma võin mõelda nii kaua, kui mul vaja on. Ma arvan, et see on isegi see, mis tekitab rohkem seda tunnet, on see, et kuna siin on päris palju vaikust vahepeal, et mõelda oma vastus ja su partner ei tohigi vahele segada ja ei tohigi nagu justkui seda vaikust täita, siis tekib see hetk, kus sa saad olla nagu ära harjuda vaikusega, mis koos võib tekkida. Jah, ma nõustun. Täpselt need mõtted, mis ma ei tea, võib-olla ma oleksin korranud lihtsalt. Kas sulle tundus ka alguses struktuur natukene jäik? Kahe erineva inimese puhul samad küsimused võivad täiesti erinevad vastused anda. Kui üks inimene vastab kahele sama küsimusega, siis teine mõtleb, et see küsimus pani mind teise nurga alt mõtlema, eks ole. Et selles mõttes jah, kui see struktuur võib tunduda justkui natukene jäik, siis ma arvan, et see on põhjusega jäik ja see jäikus tegelikult loob, õigemini see on läbimõeldud jäikus, mis loob võimaluse erinevateks stsenaariumiteks. Et see on tegelikult üks asi, mida ma küll nagu tähele panin, et igapäeva vestluses või kus me ise nagu läheme vestlustesse, ei ole seda struktuuri. Mina teen nagu omamoodi ja sina teed omamoodi, aga siin on nagu päriselt see koht, mis aitab meil võib-olla mõista lähenemist, kus me peame lähenema samadele küsimustele. Üks suur nagu siuke eelis või hea asi ka siukse süsteemi kasutamisel vestluse loomiseks on see, et sa ei pea kogu seda teemat enda jaoks ennem läbi mõtlema, et mingid mõtted paika panna või ennast väljendada, vaid sa võtadki jupi kaupa, teema võib olla suur ja lai, aga sa võtad sellest ühe selle väikse küsimuse, mõtled, mis on selle vastus ja võtad teise küsimuse, mõtled, mis on selle vastus ja sealt tuleb kokku suur ports informatsiooni, mida te saate kahekesti siis pärast või mida me saame kahekesti pärast arutama hakata. Ja võib-olla just rääkides nagu naiste ja meeste erinevusest, mis ma olen märganud nüüd teha neid struktuurivestluseid, on see, et kui tavavestlustes ma küsin küsimuse ja tekib paus, siis kui Karel mõtleb vastust, siis ma tihtipeale, kui see paus on liiga pikk, ma proovin nagu täpsustada või ma proovin nagu sisse tulla, aga siin ma olen sunnitud andma selle aja, mis minu meelest on tegelikult selline hoopis teine turvalisuse tunde loomine ka partnerile, et ma võin päriselt võtta aega, et mõelda. Võib-olla temal ei tulegi nagu nii kiiresti need vastused, kui minul tulevad, et see on, ma arvan, ka üks väga suur erinevus, mis meil nagu tavapäraste vestluste juures on ja
võib-olla selline tugevus, mida selline struktureeritud vestlus toob nii palju lähemale. Üks suur osa, miks naised arvavad, et mehed ei oska oma tundeid väljendada või et ei tunne midagi, on see, et me tegelikult ei anna neile piisavalt aega, et jõuda vastusteni, sest et meile tulevad need vastused nii palju kiiremini. Jah, ma näen, et mida need kaardid aitavad, on see, et ta õpetab kuulajale, kuidas rääkida ja ta õpetab rääkijale, kuidas kuulata. Väga head küsimused. Mõned ongi sellised, mille peale võib-olla ise ei mõtle ja just sellised nagu lihtlabased küsimused. Me lähme ka tihtipeale mingi sügavat, et see peab olema mingisugune sügav küsimus, aga vahepeal tuleb lihtsalt võttagi selline igapäevane asi, mingi asi, mis on sinu jaoks nii iseenesestmõistetav, aga samas, kui sa lähed päriselt sellisesse iseenesestmõistetavat asja nüüd järsku sügavamalt vaatama, siis see annab nagu hoopis mingisuguse uue teema ja võib tekitada selle järel palju ägedaid vestlusi, mis sellest veel välja tulevad. Kaartide struktureeritus kindlasti annab sellele positiivse tõuke ja kui on see tunne alguses, et see on liiga jäik, siis ära usalda seda, mine sellega kaasa, usalda seda, mis on sulle ette antud, see juhend, järgi seda ja siit tegelikult tuleb päris palju asju nähtavale juba mitte isegi nendes küsimustes. Vot see, kuidas sa tunned ennast selles vaikuses, sa pead ootama. Kuidas sa tunned ennast selles hetkes, kui mul on vaja vastust välja mõelda, kas sa tunned ennast ebamugavalt, et mul ei tule see kiiresti vastus? Kas ma tunnen nagu ebamugavust selle puhul, et ta peab nii kaua ootama minu vastust, kas ma mõtlen selle üle või ma päriselt vaatan sügavalt oma sisse, et leida see vastus sellele? Et nagu selle jälgimine on minu meelest ka nagu üks selline hoopis nagu lisakasu, mis ei ole alguses nähtav. Et see tõeline kasu ja dünaamika tuleb pigem sellest just struktuurist ja kuidas sa hakkad märkama iseennast selles struktuuris versus see, mis tegelikult see teema on. Et see teema on ka väga hea, aga see annab sellise teise taseme lisaväärtuse juurde ja eneseteadlikkuse. Meie vestluskaardid, mis pakk meil on see pakk number 3 ehk siis intiimsus, argimured, pikaajalise suhte hoidmine ja vanemlus. Ja siiamaani me oleme teinud siis 2 teemas. Oleme intiimsuses ja argimuredes teinud paar vestluskaarti läbi. Ja kindlasti soovitan just nendele paaridele, kes nagu just nagu naiste koha pealt, et kui sa tunned, et sinu partner ei räägi, siis see võib olla hea viis, kuidas vestlust arendada ja kuidas tegelikult märgata iseennast, kuidas me tihtipeale selle peale lendamisega blokeerime oma partneri arvamust. Isegi siis, kui meile tundub, et me ei tee seda, aga lihtsalt sellega, et me ei anna ruumi, me ei anna aega ja seda turvalisustunnet, et mul on okei aega võtta, et mul ei ole seda vastust kohe. Et see kindlasti aitab sellega seda näha hoopis teisest vaatenurgast ja ka parandada neid sügavaid vestluseid, kui neid ei ole veel olnud.